proovime kõndida koha peal. Proovime koha peal kõndida, ärge siis koha pealt ära liikuda, aga koha peal saab kõndida. Pane nüüd käed ka tööle niimoodi hästi aktiivselt. Oot, niimoodi. Käed peavad ka soojad olema. Ma väiksematele enne ütlesin, et kuidas jänes hüppab? Kas teate või? Tegelikult jänes ei hüppa päris ülesse. Ta hüppab natukene ühele poole ja teisele poole. Jänes teeb sellist kavalaid jänese haake. Proovime, kas tuleb meil välja kõik koos. Hästi rahulikult, ei pea kiiresti tegema. Nii, tublid olete. Aga enne ma ütlesin väikestele, kuidas remane hüppab. Remane hüppab niimoodi, ühe jala peal, teise jala peal. Vot, kas tuleb ju välja, vaata, proovime. Nii, jah. Väga hästi tuleb veel välja. Aga nüüd teate, kuidas karu teeb või? Mismoodi karu kõnnib? Karu kõnnib nii raskelt, proovime niimoodi. Tõstame jalga natuke ühte jalga, teist jalga. Saame kõik jalad ilusti soojaks. Võite mõmiseda ka kaasa niimoodi, siis tuleb rohkem karu häält ka. Ja rohkem karu tunne tuleb. Siis täna on ju lastefondi mõmmi ka siin. Tema kindlasti vaatab praegu kõrvalt. Kas tuleb hästi välja? Ja teeme viimase harjutuse. Näete ühel pool ja teisel pool on hästi palju kaasaelajaid. Lehvitame neile ilusti ühele poole niimoodi kahe käega ja teisele poole. Et keha käib niimoodi ühele poole ja teisele poole. Ühele poole ja teisele poole. Tubli! Oh, mina sain küll soojaks. Kas teie ka? Siis on hästi. Nüüd võime rajale minna. Olete valmis jooksma? Väga tubli. Stardini on jäänud veel. Üks minut, ära veel rutta. Siin kärsitud tahad kohe rajale minna, aga natuke veel. Peale võimlest me peame korraks puhkama ju. Võime veel käed läbi raputada ja jalad ka läbi raputada. Vot niimoodi. Nii, raputa veel käed jalad läbi ja siis kohe-kohe. Minu kell näitab, et 10 sekundit on stardini jäänud. Kas teie oskate ka kolmeni lugeda? Aga loeme kolmeni ja siis saame rajale. 1, 2, 3. Kolme